tekstiks loen täna Apostel Pauluse kirjast Filiplastele 3. peatükist. Me kuuleme salme 7-14. Apostel ütleb: kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi veel, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks. Et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma oleksin selle saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses, Jeesuses. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus. Täna kuulsime Apostel Pauluse isiklikku tunnistust sellest, kuidas Kristus muudab inimese väärtussüsteemi. Paulus kirjeldab teekonda minevikust olevikku, sealt tulevikku. Aga meie teekond on ka selline. Meil on oma minevik. Seal on nii head, seal on nii seda, mis meid süüdistab, mida me kahetseme. Samas on olemas tulevik, mida me veel ette ei tea kõike. Need asjad enam ei ole meie käes. Meie käes on olla praeguses hetkes. Ja praeguses hetkes on meil võimalik alati igas hetkes ümber hinnata oma olukord, oma väärtusi, seda väärtussüsteemi, mis meil on, mida me siin maailmas üldse oluliseks peame, siin elus, mida vähem oluliseks, mis on need prioriteedid meie jaoks. Ja küsimus meile täna tõukudes tänasest kirjakohast on see, mis on sinu elus see, mida sina oled pidanud kasuks, kuid mis tegelikult takistab sind Kristuse poole liikumast või Kristust vastu võtmast või temaga tõesti lähedases suhtes olemast või mis takistab sind tegemast Jumala sõna kohaseid tegusid, mõelda neid mõtteid, et me oskaksime Jumala armastusele vastata siiralt. Vaatame, mida ütleb meile tänane tekst. Esiteks, Apostel Paulus toob välja selle, et Kristuse tundmine tähendab ülimat väärtust. Leerikoolis on sellest olnud küllap juttu, aga selle võib alati üle korrata, et mis eristab ristiusku üldse teistest religioonidest. Mis on see, mida me siin peame nii eriliseks? Mis on see, mis näitab meile isegi loogiliselt võttes, kuigi ainult loogikaga usun ükski usklik ei usu, vaid me tõesti tunneme, tahame tunda issandat. Aga siiski, mis eristab just ristiusku? Esiteks see, mis on eriline, et pääste on Jumalalt. Ja? Pääste Jeesuse Kristuse läbi tähendab mitte meie tublidus, mitte meie pingutused, mitte meie toimetused ja emotsioonid ja suhtumine ja kõik see ei too meile taevast, ei too meile osadust igaveses taevariigis issandaga, vaid Jumal on selle teinud. Teiseks siit võib kohe öelda, et ristiusu eripära on see,
Et mitte inimene ei lähe Jumala juurde, vaid Jumal tuleb inimese juurde ja on tulnud juba Jeesuses Kristuses. Ja on ka selle, mida Jeesuses Jumal pakub, pääste, igavene osadus kirkus, et see on ka sulle ja mulle isiklikult antud. See on nii eriline. See on ülalt. See sõnum, see plaan, see on ülalt. Inimene ei saa seda niisama välja mõelda. Inimese välja mõeldud on see, et me oleme tublid ja asjalikud ja head ja siis saame kuidagi tasu selle eest. Täna korra mõtlesin, kui laulsime neid laule, ega vahel, kui inimesed tulevad kirikusse, siis hakkad laulma neid seda laulu ja jah, väärt ei ole iial mina, et sa mu peale halastad ja nii edasi. Siis inimesed arvavad, jälle lauldakse haledaid laule ja näed, me peame kuidagi ennast nagu teeme maha ja meie oleme sellised armetad, armsad. Kui tullakse selle sõnumiga, et meil peab hea emotsionaalne selline tugi olema ja siis me tunneme ennast hästi ja siis me arvame, et me oleme kuidagi heas olukorras, siis see ei ole ju ristiusus esmane. Kui sa tunned ära oma tegelikku olukorda, see laul ka täna näiteks ei suru meid ju kusagile alla, vaid lihtsalt konstanteerib seda, et ilma Kristuseta me oleme lahus Jumalast. Meil ei ole ilma Jumalata enda oma mingeid suuri tegusid. Kõik, mis me oleme, meie annid, meie aeg, meie raha, meie võimalused on kõik Jumala antud. Ja mida me siis saame nagu öelda seda, et mina nüüd tohutult teen, mina nüüd tohutult tegutsen, mina nüüd annan tegelikult nagu enda oma, küllap ainult tänu. Küllap ainult tänu on meie oma. Ja kui me adume seda olukorda, siis see, mida Jumal pakub, muutub nii väärtuslikuks, et me ei jää sinna haletsusse, vaid me tuleme Kristuse risti juurde. Rist, mille puhul juba mõtleme, Kristus on üles tõusnud surnuist. Ja et meilegi saab osa igavene elu saab osaks selle läbi, mida Jumal on andnud ja teinud. Ja siit tuleb rõõm ja lootus ja elu mõte, me oma väärtused, oma väärtussüsteemi paneme paika selle pinnalt. Apostel Paulus ütleb, mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Tahan rõhutada seda, et antud kirjakohas see kasuks, ta ei mõtle seda, mis on patu olemus, et kuidagi oli patus, nüüd ei ole, vaid ta mõtleb seda, et ka Paulus oli ju tubli mees, tubli variser, ta teadis pühakirja hästi, ta tegi usutegusid tolle aja teadmiste järgi nii hästi kui vähegi oskas ja ületas enamuse, ta ütleb. Ta toob välja, et see ütleb, et mis mulle oli kasuks, ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ta toob välja kõiki neid saavutusi, nii-öelda neid identiteete, mis tundusid olulised, kuni Paulus kohtas Kristust. Ja meie jaoks on küsimus, mis on minu elus sellist? Kas miski minu elus tõmbab mu tähelepanu Kristuselt kõrvale? Me võime võita siin maailmas kõik, aga kaotada osaduse Kristusega. Me ei ole siis võitnud mitte midagi, me kaotame hoopis kõik. Ja me võime siin maailmas just kaotada kõik selle maailma arusaamade järgi ka võita kõik, sest Kristuses on igavene pääste. Toome ühe näite, mis ei ole praegu konkreetne näide elust, aga ma arvan, et siin on korrelatsioon paljude inimeste eludega siin maailmas. Paneme sellele inimesele, sellele mehele nimeks Voldemar. Ma panin selle nime Voldemar, sellepärast ma ei tunne ühtegi Voldemari. Ja olgu siis meil üks Voldemar. Ja kujutame nüüd tema olukorda ette. Tema selline väärikus, identiteet ka rajanes esialgu tööle ja tunnustusele. Voldemar oli hinnatud spetsialist, kelle panust väärtustati. Alles siis, kui terviseprobleem sundis teda töölt eemale jääma, märkas ta, kuidas tema kindel alus kõikuma lõi.
ta avastas, et kui töö ja kiitus kaovad, võib inimese süda tühjaks jääda. Ja just selles hapras olukorras omaette olles koges ta, et Kristus väärtustab teda mitte tema saavutuste pärast, vaid lihtsalt tema enese pärast. Tahab talle pakkuda lahendust, mida tegelikult just me räägime inimesel sügavaimast südame ja hingevajadusest. Issand tahab pakkuda lahendust. Jumala armu Kristuses. Voldemar mõistis, kuidas Pauluse sõnad kõnetavad teda, kõik muu peab taganema Kristuse tundmise ees. Voldemarile muidugi siin kohe selles mõttes kiitus, et ta võttis Jumala sõna ja hakkas vaatama, mis seal siis täpsemalt kirjas on. Ja kui Jumal oma sõna kaudu Voldemarile andis teada, et kõik muu peab taganema Kristuse ees, sest ainult Jeesuses on püsiv väärtus ja identiteet, igavene mõõde, mitte ajalik, siis see oli Voldemarile üks oluline äratundmine. Ega Paulus ka ei hülga oma minevikku. Ja Paulus ei ütle ka seda, et need asjad, mida me elus oluliseks peame, et need on halvad asjad. Sugugi mitte. Tööd on vaja teha. Oma oskusi on vaja kasutada. Siin maailmas vajab elu mitmel tasandil üles ehitamist. Hea, kui inimesed saavad sellesse panustada, täiesti õige. Aga küsimus on selles, kas inimene esimesele kohale esmalt paneb jumalikud asjad, suhte Jumalaga, Kristuse pääste, igavese elu, teiste inimeste pääste. Ja siis tulevad need teised asjad juurde. Või need asjad on kuidagi vastupidi inimese elus. No meil on näiteid ju erinevaid elust enesest. Meil on maailmas inimesi ka kristlaste seas, kes väga palju käivad tohutul hulgal kultuuriüritustel näiteks. Ja kultuur on oluline, et saab ka sealt osa, saab mõtiskleda mingite oluliste aspektide üle, oma iseloomu üle, mis iganes, inimsuhete üle. Ja see on omal kohal. Aga tihtipeale on inimesi, kelle esmane selline panus ja see kõik aeg ja raha ja võimalused lähevad just kultuuri peale rohkem kui näiteks sellele, mis koguduses on. Või pühapäevastel jumalateenistuse käimist ei ole nii sageli. Aga need võivad mingid muud asjad olla. On inimesi, kellel esmane on oma hobi. Aga mulle nii meeldib sellega tegeleda. Mulle meeldib panustada sinna, mulle meeldib see mängulisus, mis mu hobis on. Veel kord jälle omal kohal, me peame puhkama, me peame ennast maha laadima. Me oleme loodud ka tegelema mänguliste asjadega, täiesti normaalne. Aga kui see hakkab segama suhet Jumalaga, siis see on takistuseks. Siis see muutub pühkmeks, nagu Paulus selle toob ka välja. Ja meie igaühe elus on midagi, kui me mõtleme, mis on see, millele me nii panustame. Et kui see kaoks meie elust, ja mis ei ole, ma mõtlen just Kristuses, et me mõtleme, et nüüd midagi tohutut juhtub. Täna kuulsime kirja kohta, see oli ka päris karm kirja koht, et Jeesus seab suhte Jumalaga, suhte Kristusega, Kristuse pääste isegi emast, isast, tõest, vennast ettepoole. Ja see on meie jaoks, kes me peame ju suhteid kõige olulisemaks. See võib tunduda nii paradoksaalne, kuidas? Et mida aga Jeesus ei mõelnud ju seda, peab kõik maha jätma. Aga kui takistus on, kui näiteks pere suunab, et sa ei tohi üldse teenistusel käia näiteks, ei tohi üldse Jumalaga suhet hoida, siis inimene ühel hetkel saab teha valiku, ei, ma valin Issanda ja ma jään oma isa ja ema austama, ma jään armastama inimese enda ümber. Aga mis on esimesel kohal? See on küsimus. Ja siin ei ole ka osaduses asi, ma mõtlen, siin ei ole ka teadmistes asi, et me teame Jumalast, vaid just tahan rõhutada seda, et osadus on tähtis, et meil on ka suhe Jumalaga. See on esiteks.
Teiseks tahaks eraldi välja tuua Jumalale toetumise, mitte iseendale toetumise. Paulus ütleb, et ta tahab olla leitav Kristuses. Siin on mõeldud, et mitte toetuda enam omaenese headusele, omaenese tarkusele, omaenese tegudele. Et me ei saa taevariiki lihtsalt, me oleme piisavalt head selle tõttu, vaid paradiisi pääs on Jumala and, õigus, millele inimene saab siin toetuda, on Jumala poolt antud ja tuleb usust Jeesusesse. Võtame ühe teise inimese, ma võtsin nüüd ühe teise nimen, kes on Mari. Ma ei tunne ühtegi Marit, aga olgu ta meil üks Mari. Mari oli veendunud, et ta on hea inimene. Ka selline tavapärane arusaam, kuidas inimesed ümberringi tihti mõtlevad. Mari mõtles, et ta ju ei tee kellelegi halba, ta aitab teisi, ta elab korralikku elu. Aga tema ellu tuli muutus, kui tütar katkestas temaga suhte, sest nägi aastaid Mari poolset kuulamatust ja soovimatust mõista. Ja nii avastas Mari, et isegi nii-öelda see hea inimene, kui tema nägi, et on hea inimene, võib sügavalt haavata teisi inimesi, võib paljusid asju mitte mõista, mis on tegelikult tähtsad, või mõista seda liiga hilja. Ja Mari nägi oma piiratust ning mõistis, et tema head teod ei suuda parandada südame sügavust või neid südame sügavuse probleeme. Ja kui Marini jõudis see mõte pühakirjast, nii nagu Paulus täna esitas, et inimene vajab Kristuse armu, et ta ei vaja mingit moraalset CV-d, mingit saavutusi ja tublidust esmalt, siis tema mõte oli selline, et ma ei taha enam toetuda sellele, et mina olen piisavalt hea. Minu eneseväärikus ei sõltu ka minu oskustest, minu tublidusest, vaid millestki muust. Minu väärtus sõltub sellest, et Jumala silmis ma olen väärtuslik. Jumal on mul loonud. Mäletate seda, kui ühele kaalukausile panna sind või mind, teisele kaalukausile kogu see vägev loodu, võtame siis kas või eluta loodus, aga põhimõtteliselt kogu vägev universum, siis meie kaalume Jumala jaoks üle. Või ma kujuta ette, et see maakera on siin üks täpikene. Meie muretseme nii paljude asjade pärast. Ise elame sellel täpikesel. Jumala jaoks kõik. Kui panna kõrvutada, me kaalume üle. Jumal sind ja mind niiviisi armastab. Jeesus tuli andis ristil ennast meie pärast. Ja ka Paulus rõhutab, et head teod on olulised, aga need ei ole alus. Aluseks on Jumala arm ja halastus. Sealt kasvab elu, mis muutub Kristusele sarnasemaks. Ja kolmas osa, mida tahaks välja tuua, on see, mida meie mõtleme sihtmärgi poole püüdlemisest. Kõigepealt, mis on meie elu eesmärk? Õnnis on inimene, kelle elu eesmärk ulatub üle elu ja surmapiiri. See avardab tohutult meie arusaama elust. Me näeme suuremat pilti. Et meie elu eesmärk ei piirdu vahemikuga sünd ja surm. See on esmane muidugi, risti inimesel see kindlasti on. Aga veel, kuidas me püüdleme, kui meil on eesmärk? Kuidas me püüdleme selle eesmärgi poole? Kuidas sina oled sellest mõelnud? Apostel Paulus kirjeldab ennast kui jooksjat. Ma ei tea, kui paljud siit on võib-olla jooksuga tegelenud. No kooli ajal kindlasti, kõik oleme jooksnud. Apostel Paulus kirjeldab ennast kui jooksjat, kes jookseb Kristuse poole. Tähendab Kristuse lähemale. Ma ei tea, kuidas seda võib mõelda. Me oleme tegelikult, Kristus on meid tegelikult ju kätte saanud. Me oleme rääkinud sellest, et Kristus läheb ristile, et ka järgneme Kristusele. Võib-olla on see selles mõttes järgnemise jooksmine. Aga see vahemaa peaks vähenema Kristusega. Apostel Paulus ütleb, et ega ta kohale jõudnud ei ole. Ta ei väida, et on juba kohale jõudnud. Selles mõttes siin on öeldud, et usuteekond on kasvamine. Jah, igavese elu pilet taevariigi viisa on taskus, aga meie olemus vajab muutumist.
ja see eesmärgile jõudmine on kui jooks, kui maratoni jooks siis pigem. Apostel Paulus ütleb, ma unustan selle, mis on taga. See ei tähenda mineviku kustutamist. Aga see tähendab seda, et me ei orjasta oma minevikust. Kui meil on midagi, mis hoiab meie südant vangis, selle tõttu, et me tunneme süüd, et me tunneme rahutust, et me tunneme kahetsust, et me, mis iganes, või ei sõltu see meist mingid meie mineviku probleemid. Keegi teine on midagi teinud, keegi teine on midagi tegemata jätnud, on kogu see lapsepõlvest midagi, ükskõik mis see on. Me võime selle asetada Jeesuse risti alla ja tunda rahu issandas. Sa ei pea sellega kogu aeg vaevlema. Küll aga too see palves issanda ette ja usu, et sa oled issanda kätte selle andnud. Sa võid sellest mõelda ka nii, et Jumal suudab muuta minevikku, mälestust mitte. See kõik, mida meie teame minevikust, kui see on olnud, aga Jumal on suurem kui aeg. Võib-olla Jumal teeb mingi muutuse minevikust, me isegi ei tea. Võib ju nii olla, kui me palume issandat, et ka minevik on issanda käes. Ei meie eksimused ega saavutused tohi takistada meie edasi liikumist. Ja Paulus keskendub ühele eesmärgile, saada Kristusele lähemale. Küsimus meile, mille poolest? Sa mõtle nüüd oma elu peale. Mille poolest sinu elu nüüd või see suhtumine sarnaneb Pauluse suhtumisele või erineb? Mille poole sina praegu oma elus tegelikult jooksed? Väga sügav küsimus. Oleme siin erinevate inimestega arutanud, aga mõte olnud näiteks, kui küsida inimeste käest, kes üldse näiteks ka kirikus me kõik käime. Et huvitav, et kui küsida, kellel on päriselt piibel olemas. Ma ei teagi, kui paljud oskavad, annaksid selle vastu, jah, mul on olemas kodus. Aga nüüd võtame siis need inimesed, kellel on olemas, kui küsida kõikide nende käest. No kas sa loed piiblit mingi intervalliga? Siis kui paljud vastavad, jah, ma loen piiblit. Et kui vaadata neid inimesi, hea küll, kes loevad piiblit, kas sa iga päev tegeled Jumala sõnaga? Tundub, et kuidas nii, see on nii palju. Iga päev, kas või natukene. Siis mul on küsimus, kui paljud suudaksid sellele küsimusele saaksid jah vastata. See on meile läbikatsumise koht, mida me oma elus teeme. Tegelikult see on hea mõõdupuu meile ka, kui meie käest küsitakse midagi, kui me vastame, kas me võime julgelt vastata. Et me ei pea häbenema, me ei pea südametunnistuse tundma, ja mina ikka ei loe, ja mina ikka ei palveta nii palju. Või teistpidi. Kuidas vaadata, et minu mõtted, kas nad on head või halvad, meie südametunnistus on ka petlik. Me peame juhtima oma südant, aga siiski Jumal on andnud meile südametunnistuse. Kui keegi küsib sinu käest näiteks sellist asja, võtame teise veel ühe näite. Millest sa praegu mõtled? Ma mõtlen just mitte praegu, aga ükskõik, kus me oleme oma päeva jooksul. Keegi tuleb su kõrvale, millest sa mõtled? Ja sa võid kohe öelda, ma mõtlen praegu seda, kõik sellised mõtted. Sa võid öelda seda julgelt, kindlalt, sa ei pea häbenema midagi. Sa ei pea varjama midagi. Kui seejuures see mõõdupuu, kuidas mõõta, kas meie mõtted on head või mitte. Tihti meil on väga kehvad mõtted. Me kas haletseme ennast, me kas mõtleme kellestki halvasti, me kas muretseme tuleviku pärast, me kas himustame midagi oma südames, mida me ei tohiks himustada. Ja kui keegi küsib, kas me saaksime kohe ausalt vastata. See on meile läbikatsumise koht. Aga olgu Jumala arm katmas seda meie tühimikku, meie südames. Ja ärgu olgu meie elus midagi takistuseks Jumalaga suhtes olemises, Jumalaga teel olemises.
olgu meiegi eesmärk saada Kristusele lähemale ja et me siis jookseksime õige eesmärgi poole. Kas Kristusele lähemalegi liigub inimene või eemale. On see meie mõtetes või ongi meie elu eesmärkides. Kui ma ütlesin, on see hobi, mingi muu asi, mis meid takistab. Et mida me taotleme päriselt, sinna poole me liigume igaüks oma elus. Ja kokkuvõtteks apostel Paulus siis kutsub meid esiteks hindama ümber, mis on elus tõeliselt väärtuslik. Teiseks rajama elu Jumala armule, mitte iseendale. Ja kolmandaks liikuma edasi oma elus iga pisiasjaga. Nii hästi kui Jumala abiga oskame iga pisiasjaga liikuma edasi Kristuse poole. Kujuta ette, et sa jooksed, et sul on maratoni jooks. Issand on meie tee, on meie eesmärk, et me muutuksime Kristusele järjest sarnasemaks, et me peaksime oluliseks, mida ta meie jaoks teinud on. Ja kui ta on andnud sulle ja mulle pääste, siis olgu see tõesti väärtuslik meie südames. Ja kõik, mida me teeme Kristusele lõpuks. Kõik, mida me tegemata jätame tegemata Kristusele, kõik selle hea. Ja kui kunagi meie käest küsitakse, mida sa oled teinud, kui Issand küsib, mida sa oled teinud minu poja Jeesuse Kristusega oma elus, et meil oleks ka temale seal igavikus selge ja kindel vastusi me saaksime tunnistada. Siis me oma elus ka liigume õigel teel ja paljud saavad usklikuks ka meie lähedal, kes meie ümber on. Tänu olgu selle eest Issandale Jeesusele Kristusele. Aamen.